Ameerika Ühendriikides suri 71. eluaastal vabariiklasest senaator Lindsey Graham, kes aktiivselt edendas niinimetatud põrgulikku sanktsioone Venemaa vastu. Päev enne oma surma seisis ta Kiievis Ukraina troonipüüdjaga käes ja lubas president Zelenskile, tsiteerin, Putinile kere peale anda. Järgmisel päeval viidi ta oma majast kanderaamil välja. Lindsey Graham, senaator, kes on 10 korda külastanud sõdivat Ukrainat ja on nende põrgulike sanktsioonide autor, mis pidid Vene nafta lämmatama, lahkus sellest maailmast juba 11. juuli õhtul 71-aastaselt. Ametlikult oli tegemist ootamatu haigusega. NBC andmetel saabusid kiirabiteenistused südame seiskumise tõttu tehtud väljakutsele. Ja peaaegu kohe plahvatas Vene infoväli lihtsalt otse kui lõhkeainega. Venelased tormasid kohe kirjutama, et kummalisel kokkusattumusel kohtus ta Zelenskiga ja suri. Selles saates arutame kõik ausalt läbi. Mida on teada Lindsey Grahami surma kohta faktide põhjal, millised versioonid alates põhjendatutest kuni täiesti absurdseteni juba internetis ringlevad, miks oli Lindsey Graham Ukrainale nii oluline ja mida ta tegelikult tema heaks tegi ning miks, millised olid tema suhted Trumpiga. See oli üldse eraldi draama, mis nüüd otseselt mõjutab sanktsioonide saatust Venemaa vastu. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Liigume 300 000 tellijani, seega olen tänulik just teie tellimuse eest. Alustame sellest, mis on kindlalt teada. Senatori büroo teatas, tsiteerin, laupäeva õhtul 11. juulil suri USA senaator Lindsey Graham lühikese ja ootamatu haiguse tagajärjel. NBC News lisab siia üksikasju. Ja vastavalt politsei raadiosalvestisele saabusid kiirabiteenistused Lindsey Grahami koju Kapitooliumi künkal väljakutse peale südame seiskumisest ning hiljem viitasid meedikute omavahelised vestlused, et teostati kardiopulmonaalset elustamist. NBC poolt uuritud kohapealsed fotod näitavad, kuidas paar meedikut kannavad inimest kanderaamil kiirabiauto poole. Kohapeal olid ka politseiautod ja tuletõrjeüksused ja siin on 3 detaili, mis saidki kõigi spekulatsioonide kütuseks. Esimene. Lindsey Grahami meeskonna kõrgetasemeline töötaja ütles NBC-le, et enne surma ei olnud mingeid märke sellest, et senaator oleks end halvasti tundnud. Teiseks, päev enne seda, 10. juulil, oli ta Kiievis. See oli tema 10. visiit sõdivasse Ukrainasse ja seda ainult täiemahulise sõja ajal. Ja just päev enne surma teatas ta, et tal õnnestus lõpuks Valge Majaga kokku leppida sanktsioonides Venemaa vastu. Ja kolmandaks, pühapäeva hommikul pidi ta osalema otse-eetris saates Meet the Press, samas NBC-s. Ja kogu oma poliitikukarjääri jooksul esines ta selles saates 63 korda. Lisaks sai tal just 71 aastat täis, sünnipäev oli sõna otseses mõttes eelmisel neljapäeval. Inimene, kellel polnud teadaolevaid terviseprobleeme ja kes oli just Kiievist naasnud, plaanis hommikul juba anda intervjuu NBC-le. Ja nüüd see inimene sureb laupäeva õhtul südame seiskumise tõttu. Ja just see faktide kogum loobki selle, mida infosoja kontekstis nimetatakse ideaalseks aknaks valeinfo levitamiseks. Ja venelased reageerivad sellele kohe šokeerivalt. Paralleelid haarasid sellest teemast kinni ja kasutasid seda ideaalset akent valeinfo levitamiseks. Kes oli Lindsey Graham Ukraina jaoks? Täiemahulise sõja ajal tegi ta 10 visiiti Kiievisse. Zelenski kommenteerides tema surma tõi just selle välja. Tsitaat. Lindsey oli tõeline vabaduse ja nende väärtuste kaitsja, mis muudavad meie maailma turvalisemaks. Me olime pidevas dialoogis, millest mul hakkab puudust tundma. Lisaks oli Graham just nende põrgulike sanktsioonide autor Venemaa vastu. See on tema peamine looming ja võib-olla kõige võimsam relv, mida lääs kahjuks tema eluajal ei jõudnudki rakendada. Eelnõu andis USA presidendile volitused kehtestada 500% tollimaksu impordile riikidest, kes ostavad Vene naftat, gaasi ja uraani. See tähendab, et löök ei olnud suunatud mitte Venemaale endale, vaid tema rahakottidele, Hiinale, Indiale ja näiteks Brasiiliale. Lindsey Graham ise ütles, et see eelnõu võimaldab Trumpil, tsiteerin, Putinile korralikult kere peale anda. Ja siin ongi kõige tähtsam. Lindsey Graham kooskõlastas selle eelnõu lõpuks sõna otseses mõttes päev enne oma surma. 10. juulil Kiievis teatas ta, et Valge Majaga on saavutatud kokkuleppe selle eelnõu lõppversiooni osas. See oli tema viimane poliitiline võit.
ja järgmine fakt, millest te tõenäoliselt isegi ei teadnud. Lindsey Graham on alates 2022 aastast Venemaal tagaotsitavaks kuulutatud. Ühes oma kõnes võrdles ta Vladimir Putinit Adolf Hitleriga ja kutsus verelasi üles, tsiteerin, see tüüp kõrvaldada, kui nad ei taha elada pimeduses, vaesuses ja ülejäänud maailmast isoleerituna. Põhimõtteliselt olid tema sõnad prohvetlikud. 2023 aasta mais kuulutas Venemaa siseministeerium Lindsey Grahami kriminaalasja raames tagaotsitavaks ning 2024 aasta veebruaris lisas Rosfin Monitoring ta, tsiteerin, terroristide ja äärmuslaste nimekirja. Ja ka viimane päev enne surma Kiievis oli samuti sümboolne. Lindsey Graham külastas Ukraina kaitsetööstusettevõtte Skyfall tootmist, kus talle näidati raskeid pommitajadroone Vampir, see on seesama Baba Yaga, FPV-droonid ja Shrike'i perekonna droonid ning püüdurdaja Pisjumbi ja Vensan. Ühel viimastes fotodes poseerib ta droonipüüdjaga käes ning ta väitis, et USA teeks tohutu vea, kui nad ei arendaks koostööd Kiieviga just selles valdkonnas. Ja mis oluline, Lindsey Graham ei olnud mingi naiivne romantik. Sama visiidi ajal 10. juulil teatas ta, et Vene väed tõenäoliselt enam kahjuks ei lahku hõivatud aladelt nii lihtsalt ning USA eesmärk on kokkulepe, mis takistaks tulevast konflikti. Pealegi peab iga kokkulepe olema kinnitatud kongressi poolt ja sellele peavad olema lisatud julgeolekugarantiid Ukrainale. Jätkub. Ameerika meedia kirjeldab täna Lindsey Grahami ja Donald Trumpi suhteid ühe fraasiga. Eeslist lähima liitlaseni. Kohe selgitan, mida sellega mõeldakse. Vaatame nüüd kronoloogiat. 2016. Aasta eelvalimistel oli Lindsey Graham üks Donald Trumpi kõige ägedamaid kriitikuid. Ta nimetas teda eesliks, tsiteerin, rassistlikult meelestatud ksenofoobseks usufanaatikuks ja kõige mannetumaks kandidaadiks vabariikliku partei ajaloos. Tema kuulus säuts kõlas siis nii, tsiteerin, kui me esitame Trumpi, hävitatakse meid ja me väärime seda. Teate, kuidas muuta Ameerika taas suureks? Ütlege Donald Trumpile, mine põrgusse. Trump vastas samaga, nimetades Lindsey Grahami idioodiks. Ja haripunktiks sai hetk, kui Donald Trump otse miitingul võttis ja luges kogu rahvale ette Lindsey Grahami isikliku mobiiltelefoni numbri, et rahvas hakkaks talle helistama ja teda otse torusse needma. Konflikti põhjus oli põhimõtteline. Trump tegi ettevaatamatu vea, kui pilkas John McCaini selle eest, et ta langes Vietnami sõja ajal vangi. Ja McCain oli Lindsey Grahami lähedane sõber ja mentor. Ja seepärast tormas Lindsey Graham kaitsma McCaini head nime. Aga pärast Trumpi võitu pöördus kõik pea peale. Nad lepiti ära 2017 aasta märtsis lõunasöögi ajal. Ja juba 2018 aastaks sai Trumpist ja Grahamist püsivad golfipartnerid. Graham ise selgitas seda pööret relvituks tegeva aususega. Tsiteerin. Ma nimetasin teda ksenofoobiks, rassistiks, usufanaatikuks ja mul lihtsalt said omadussõnad otsa. Ameerika rahvas avaldas oma arvamust ja lükkas minu analüüsi tagasi. Ta sai üheks Donald Trumpi lähimaks usaldusaluseks, võtmenõunikuks välispoliitika küsimustes, eriti Iraani ja Venemaa osas, kaitses teda mõlema tagandamisprotsessi ajal ja surus läbi tema kohtunike määramisi. Aga siis tuli jälle pööre järjekordne. Pärast Kapitooliumi ründamist 6. jaanuaril 2021 distantseerus Lindsey Graham avalikult, öeldes, et piir on täielikult ületatud. Kuid see lahkeli osutus taas ajutiseks ning kui Trump Valgesse Majja naasis, oli ta jälle üks administratsiooni lähimaid liitlasi. Siin on aga üks võtmenüanss, mis on Ukrainale väga oluline. Hoolimata kogu oma lojaalsusest Donald Trumpile jäi Lindsey Graham interventsionistiks ja oli sageli erimeelt trumpistide isolatsionistliku tiivaga, see tähendab vabariikliku partei isolatsionistidest. Just tema oli see sild Trumpi ja Ukraina toetamise idee vahel. Ta oskas Kiievi abist rääkida keeles, millest Trump aru sai. Tal oli selline fraas. Nagu see ei ole hea tegevus, see on tehing, see on tugev tehing, see on tehing, mis toob suurust Trumpile ja Ameerikale ja nii edasi. Ja siin on see, mida Trump täna kirjutab, tsitaat. Senaator Lindsey Graham, üks suurimaid inimesi ja senaatoreid, keda ma olen tundnud, suri. Ta töötas alati ja oli tõeline Ameerika patrioot. Ja nüüd jõuame selle saate kõige huvitavama hetkeni.
kuidas Lindsey Grahami surma teemat kasutas ära Vene propaganda. Ja siin on oluline mõista mehhanismi, sest see on peenem kui esmapilgul paistab. Otseseid süüdistusi mõrvas muidugi ei kõlanud. Ükski suurem Venemaa väljaanne ei kirjutanud, et Ukraina on selles süüdi, et Ukraina, mürgitas Lindsey Grahami, et CIA ta kõrvaldas ja nii edasi. Ei, selliseid pealkirju ei olnud. Kõik on kavalam. Venelased viskavad alati vihjeid, millele mõned inimesed lähevad õnge ja mõtlevad ise pildi lõpuni välja. Vene propaganda loob inimeste peas niinimetatud assotsiatiivseid seoseid. Vaadake pealkirju. Toon siin mõned näited pealkirjadest. Kohtus Zelenskeiga ja suri. Läänes šokeeris Grahami ootamatu surm. Järgmine pealkiri. Pärast visiiti Kiievisse suri ootamatult USA senaator, keda peetakse terroristiks ja äärmuslaseks. Või näiteks selline, alles naasis Kiievist ja suri. Grahami surm tekitas läänes segadust. Nagu näete, ei ole üheski pealkirjas väidet Kiievi seotusest. Kuid kõik 3 pealkirja loovad lugeja peas sama põhjus-tagajärg seose. Sõitis Kiievisse, tuli tagasi ja suri. Ja klassikaline propaganda võte on panna see vihje mõne välismaalase suhu. Umbes nii, et vaadake, seda ütleb mingi oma lääne ametnik. See pole ju meie väljamõeldis. Me lihtsalt viitame mingile lääne ametnikule. Näiteks võtame kas või Riia Novosti, kes ehitab terve loo üles ühe sotsiaalmeedia postituse peale, mille tegi Prantsuse äärmusparempoolne poliitik Florian Philippot. Mitte ameeriklast, seekord Oti prantslane. Just tema levitas teooriat, et Lindsey Graham suri pärast Kiievi külastust mitte niisama, vaid nagu oleks seal mingi põhjus olnud. See on klassikaline vandenõu teooriate legitimeerimine läbi, nagu nad ise ütlevad, sõltumatu lääne allika. Samal ajal tuletab Philippot kohe meelde, et Ameerika senaator oli tegelikult tulihingeline russofoob. Seetõttu on kummaline arvata, et ta oli Kiievile ebamugav. Kuid selle postituse osa jätsid venelased lihtsalt tähelepanuta ega maini seda. Või veel üks näide. Vene sõjakorrespondent Aleksandr Kots nimetas Lindsey Grahami viimast fotot kurjaks irooniaks. Tsitaat. Viimane foto veendunud russofoobist, kelle käes on Ukraina troon Kiievi tehases. Ja kõige naljakam on see, et peaaegu kõik Vene väljaanded panevad Lindsey Grahami nime kõrvale sellise tärni. Ja siis lisavad märkuse, et ta on Venemaa Föderatsioonis kantud terroristide ja äärmuslaste registrisse. No see on, andke andeks, tegelikult dehumaniseerimine. Juba isegi surmajärgses nekroloogis kirjutavad nad teatavad lugejale, et suri mitte inimene, vaid suri terrorist. Ekstremist, kelle selliseks tunnistas ainult pesemata Venemaa. Mehhanismi tulemus on selline. Fakte ei moonutata propagandaga otseselt. Nad võtavad surma, visiidi, kuupäeva, kõik on tõsi. Aga need faktid valitakse ja pannakse kokku nii, et lugeja ise mõtleks välja mõrva, likvideerimise, mürgitamise ja nii edasi. See võimaldab propagandal säilitada formaalse haavamatu positsiooni. Kuulge, me ju ei väitnud midagi, me lihtsalt edastasime fakte. Aga inimesed ise mõtlesid seal midagi välja. Aga mida räägivad faktid vandenõuteooriate vastu? Kui me juba otsustasime kogu pilti vaadata, olgem ausad ja toome välja argumendid, mida vandenõuteoreetikud siiski ignoreerivad. Lindsey Graham on 71 aastat vana. Tema perekonna anamneesis on südamesurm. Tema isa suri südameinfarkti tagajärel, kui Lindsey Graham oli üliõpilane. Ema suri umbes samal ajal vähki. Mõlemad lahkusid vähem kui 15 kuu vahega. Graham oli tuntud kui töönarkomaan, kes elas pidevas poliitilises stressis. Trump kirjutab nekroloogis mitte juhuslikult, et Lindsey Graham töötas alati. Seetõttu on 71-aastase mehe ootamatu südame seiskumine, kellel on vastav värilikkus, kahjuks statistiliselt tavaline sündmus, mitte mingi anomaalia. Ja veel üks oluline hetk. Inimese, kel kahtluse alusel puudub motiiv. Vene propaganda loogika selle kohta, et väidetavalt kõrvaldati ta Kiievis, laguneb elementaarse küsimuse peale, milleks? Milleks? Lindsey Graham oli üks väärtuslikumaid Ukraina toetajaid Washingtonis. Ta oli inimene, kes päev enne oma surma kooskõlastas Valge Majaga sanktsioonid, mis suudaksid Venemaa naftatulud kokku kukutada. Tema surm on katastroof Kiievile ja kingitus Moskvale. Tappa oma peamist lobisti vahetult enne tema triumfi, see on absurdne. Just sellepärast ei öelda seda versiooni Venemaa materjalides otse välja. See ei pea vastu isegi pealiskaudsele kontrollile.
kui kasutada vandenõuteoreetikute lemmikpõhimõtet kui prodest, nagu ladina keeles öeldakse, siis osutub tulemus selle valeinfo autoritele ebamugavaks. Lindsey Grahami surma peamine kasusaaja on see, kelle vastu ta kogu elu töötas ja ta töötas Venemaa vastu. Mis nüüd saab nendest niinimetatud Lindsey Grahami põrgulikest sanktsioonidest Venemaa vastu? Hea uudis on see, et mehhanism on juba käivitatud ja ei sõltu ühest inimesest. Nõusolek Valge Majaga on saavutatud Lindsey Grahami sõnul. Dokumendil on senatis üle 80 kaasautori. Sellest piisab isegi presidendi veto ületamiseks. Congressman Michael McCall rääkis, et arutas Grahamiga uut sanktsioonide eelnõu sõna otseses mõttes eelmisel laupäeval, vahetult enne Grahami surma. Nii ongi ja vastavalt sellele plaaniti seda algatust esitleda juba lähiajal, lähimate päevade jooksul. Halb uudis on see, et Graham ei olnud lihtsalt kaasautor. Ta oli mootor, ta oli vedur, see, kes selle algatuse käivitas. Ta oli see, kes oskas rääkida Trumpiga tema keeles ja ajas Ukraina teemat edasi, hoolimata isolatsionistide vastuseisust vabariiklikus parteis. Nagu ütles NATO peasekretär Mark Rüta, tsiteerin, ta oli Ameerika tugev kaitsja. Ta uskus kindlalt NATO allianssi ja töötas aktiivselt selle nimel, et lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Sellist inimest senatis asendada on kahjuks väga raske. Ja see on võib-olla Kiievi jaoks praegu kõige suurem kaotus. Kokkuvõte. Kahjuks suri inimene, kes käis 10 korda rakettide all Kiievis ega kartnud seda. Nimetas kiilakat diktaatorit Vladimir Putinit tänapäeva Adolf Hitleriks. Mõtles välja sanktsioonid, mis suudavad Venemaa naftatulu kokku kukutada. Ja ta suri täpselt sel hetkel, kui saavutas nende sanktsioonide osas Valge Majaga kokkuleppe. Tuleb tunnistada, et see on tõesti suur kaotus Ukrainale. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.